Ciao, Diana. Ciao, zau. Hi, say hi. How high are you high? Mul näeb mingi kartulipilt välja. Paremaks läks. Ilmselt oli näpujälg täpselt kaamera ees. Täna proovime poemööblit, mis mitte kuhugi ei kõlba. Ja teeme sellest ümber sürrealistliku lambi Siren Head. How are you? I'm fine, I'm making a Siren Head lamp. Teeme Siren Head lambi. Nii, Siren Head zombikujulise lambi. Siis ma uurin, kui palju ma selle konstruktsiooni täna tehtud saan. Et mul mingi osa on juba maha võetud lambist ja ette valmistatud, et siis saab siia panna Siren Headi pea kokku niimoodi. Ja siis tuleb see keskmine post, siia tulevad õlad ja käed. Ja siis ma vaatan edasi, et ma jätan juhtme kohad täna lahtiseks. Kui ma neid ühendama hakkan, siis mul võib pärast juhe koos olla. Aga eks seda vaatab jooksvalt, et mis seal on ja kus seal on ja kas seal on. Nii. Kui me Siren Headi pea kokku saame, siis on juba kõigile selge, et tegemist on Siren Headiga. Et ma arvan, et ma võtan mingi suvalise toru, panen suvalise toru siia keskele. Ja siis on umbes enam-vähem. Et sireenid on posti küljes. Mul oleks sisse vaja mingisugust elektroonikaseadet, mis teeb erinevate sireenide hääli, siukseid vaikselt niimoodi. Mingi väike elektroonikaseade. Ja siis see teeb erinevaid sireenide hääli. Aga niimoodi vaikselt nagu Siren Head teeb ka erinevat sireenide hääli ja igasuguseid hääli järgi. Tõmban praegu suvalise teibiga, ma pärast värvin selle niikuinii enam-vähem mingisuguseks zombiroheliseks, siis on enam-vähem zombi moodi, kuna Siren Head on ka zombi. Lihtsalt zombi, mitte roopzombi. Et üritame mitte sassi ajada roopzombiga. Tavalise noaga oleks muidugi mugavam, aga kahjuks mul siin ühtegi kaasas ei ole täna. Panen ühe teibi veel, siis ma tulen vaatan ekraani pealt lähemalt ka, mis seal põnevat räägitud on. Sellest tuleb üks kunstigalerii, üks uus eksponaat. Iga nädal on vähemalt üks uus eksponaat kusagil. Nii et kes on stabiilsed käijad, teavad, millised on uued eksponaadid ja millised on kõige vanemad. Nii, proovin seekord, kuidas peikliga lõigata on. Mingisugune tolmuimeja toru oli, millest sai Siren Headi kaela tehtud. Ma ei tea, kus see tolmuimeja ise on. Essugi räägime siin suu ammuli vahime lihtsalt. Okei. Diana, sa vaatad suu ammuli või? Jaa, suu ammuli vaatad. Jaa, okei, selge. Väga hea, väga hea. Proovi popcorni ka süüa, siis on võib-olla natuke rohkem kasu sellest lahtisest suust. Tegelikult peaks siia võib-olla mingeid suvalisi juhtmeid ka juurde panema. Nüüd peaks proovima, kas õlad ka külge saab. Kui teibiga ei saa, siis paneme kruvikeerajaga, et õlad ja käed saab teha voolikust. Tal on ebaproportsionaalselt pikad käed. Siis ma arvan, et ma panen kuskilt siit. Ja siis voolin pärast voolikust käe. Ja siis panen selle teist pidi. Siis ta jääb rohkem nagu siuke asend, et või siis saab selle peenest torust voolida. Ma täpselt praegu ei tea, mõtlen üks asi korraga välja. Mingist torust saab ka. Toru peab välja ära painutama, et siis ma pean leeklambiga toru sulatama ära ja siis saab selle siia ümber voolida. Eks jooksvalt vaatab, kuidas. Aga võib-olla aitab jämedam toru. Jämedam toru on niisugune, et ma uurin, milline see on. Millise sellest saab. On kruvikeeraja ka, siis saab kruvidega kokku panna. Peab kiiresti tegema, kell on juba torks 15.
torusid on hea kruvidega kokku panna. Kas mul siin mingi saak on või? Kindlasti on. Kõigepealt peaks pea ära kammima. Nii. Uksed on nii elektrit täis, et võib need elektri tootmiseks arvele võtta. Isegi peaaegu saab. Õla kõrguse paika ja siis saab edasi vaadata. Tegelikult vist isegi annab õla välja. Kui voolik läbi toru panna, siis ongi nagu käed õlgade küljes. Peab seda toru lühemaks võtma ja leeklambiga proovima, kas seda saab sulatada ja vormida. Aga seda peab õues tegema, et kui ma seda leeklambiga sulatan, siis ilmselt hakkab suitsuandur tööle, et seda oleks parem õues teha. Ma kõigepealt proovin midagi kokku panna, siis vaatan üks asi korraga edasi. Õla jaoks on see natuke liiga pikk, siis saab toru lühemaks lõigata. Peab mingi sae otsima. Äkki see saak sobib saepekki. Proovime seda. See on Parkside'i saag. Aga kuna me oleme pargi ääres, siis võib-olla saab sellega ka saetud. Peab proovima. Peaks üks rauasaak ka olema. Läheme otsin üles. Ei olnudki vaja kaugelt otsida. See oli mul saepekki jutumulli küljes. Nii. Sellega peaks saama natuke efektiivsemalt. Saab kaarekujuliselt saagida. Ma jätan selle jupi külge või mitte. No isegi ei sega. Nüüd saab õlad paika panna ja siis saab käed külge panna. Kruvimist ja lähebki. Kõige tülikam tegevus on alati esimese kruvi paigaldamine. Kui mitte miski ei hoia. Kui esimene on paigaldatud, siis on korras. Edasi on juba veidi lihtsam. Ja siis siia külge saab käed panna. Ma ei ole väga kindel, et ma neid voolikust teen. Siia tuleb alumine lamp tuleb ka. Kõik lambid olid enne siin üleval, siis ma panen ühe alt üles valgustama. Siis ta läheb kuskile siia alla ette. See tuleb ka millegagi kinnitada. Võib-olla ma panen jala külge. Siit kuskilt sellest kohast hakkavad jalad peale. Käe jaoks natuke liiga sirge. Kõigepealt proovin vooliku juppe ja siis vaatan edasi, mis sealt huvitavat välja tuleb. Vooliku jupi otsa saab mingi kinda panna ja siis kindast saab käe teha. No nii, nagu krati nikerdamine peaaegu. Aga filmis kratt tehti see mingitest vigatitest ja värkidest. Kui see õue viia, siis saab proovida, kuidas voolik reageerib. Seda kätt natuke pikemaks laskma. Nüüd on käed küljes. Siis kui seda voolikut sulatada, siis saab seda võib-olla vormida. Ma pean proovima, kuidas see töötab. Võib-olla see reaalsuses töötab kehvemini kui mu peas. Ainult üks võimalus on, kuidas seda teada saada. Jalad ka saab kokku või? Perfektse pikkusega torujupp. Millal seda varem on olnud, et mingi suvaline torujupp on täpselt õige pikkusega. Ja see on ka täpselt õige pikkusega, isegi saab puusajupi kätte. No nii.
natuke lõigata ja siis saab need kruvidega kokku panna ja ongi Siren Headi jalad all. Peaaegu keha veel ei ole, aga jalad juba on. Tõenäoliselt läheb seda väikest tükki ka kuhugi vaja, et see läheb ka kuskile vahele. Võtsin 2 tagavara teipi just selliseks olukorraks, kui mul peaks teibirull ära kaduma. Eks ta siin kuskil on, aga küll ta välja tuleb. Ei viitsi praegu otsima hakata. Juba leidsin. Laua peal oli. Täpselt seal, kus ma panin. Aga ega ükski asi kuskile mujale ei satugi. Ta on alati seal, kus ta pandud on. Praegu fikseerin lihtsalt ajutiselt teibiga ära, siis vaatan edasi, kuhu mida paigaldada. Jalalabad peaks tegema ja keha ka mingi. Tal on nagu puusadest on kitsam keha ja siis on rindkere on suurem. Täidan lihtsalt äkki suvaliste torujuppidega rindkere osa ära. Nii, selle ülejäänud jupi saab näiteks, siis see täidab selle toru augu ära. Kätte juhtul kruvi ja ongi tehtud. Jalg vähe kindlamalt all 2 kruviga. Kellegi kraanikausi alt on see toru vist. Nii, sellega peaks rindkere küll tehtud saama. La Coca Nostra laulab PVC torust haavlipüssi tegemisest. Ma teen PVC torust Siren Head Zombie. Nii. Sa oled andekas, aitäh. Mis torud need on, mida lõikad? PVC torud. Vau, mis nikerdused. Ja, aitäh. Mis asju teed nendest? Siren Headi rindkere detailid tulevad sellest. See on Siren Head Zombie lamp. Kui te guugeldate Siren Headi, siis saate teada, kes on Siren Head ja siis ma teen siukse Siren Headi kujulise lambi. Voolikust tegin käed ja siis PVC torust jalad. Kui ma panen siia poole, siis see paistab paremini välja, muidu ta ei paista väga välja, et tal on mingi suvalisest postist on kael ja siis ta selline tegelane ongi. Nii, need torud vahele, siis on juba mingi rindkere sisukarkass juba olemas. Nii. Oligi pikemast kruvist abi. Nüüd saab rindkere millegagi ära täita ja siis ma saan siia vahesse ka midagi panna. Äkki ma panen kõigepealt need lühikesed jupid täiteks. Aga seda saab teibiga ka juba teha. Siis on tänaseks olemas. See, kuidas ma juhtmed panen, see selgub jooksvalt. Mul on vaja siin juhtmeid ka vedada, siis ma saan läbi jala vedada. Kuna jalalaba praegu ei ole, siis ma saan jala seest juhtme viia. Kui hästi tahta, siis saab teibist keha ka voolida ja teibist käed teha. Aga selleks läheb pakke teipi vaja. Elektriteiparg on lahti. Nüüd on peaaegu. Pööran teie poole ka. Siis on rohkem nagu keha näha. Natuke vahepeal nuputamist, kuidas ma juhtmed vean. Praegu tuli välja, et ma saan selle võib-olla jala seest viia ja alumise lambi juhtmega nagu probleeme ei ole, et üks juhe on siin sees olemas juba. Kuradi ikke paanat sa teed. See on Siren Head Zombie lamp. See on galerii üks uus eksponaat. Tõeline töömees. Kellele sa neid teed? Ma teen galeriisse, oma enda kunstigaleriisse eksponaadiks, et te saate iga pühapäev kell 12 kuni 18 külastada ja vaadata. Siin mul on 22 aasta jooksul valminud maalivalik. Siin on puunikerdused olemas
siis siin on igasugused üsna mitusada erinevat maali, joonistust, puukuju ja muud asja, mida saab näha ja vaadata. Et siis iga pühapäev ma teen oma kunstigaleriis tuure kell 12 kuni 18 Priisle tee 40 Tallinn. Nii et astuge sisse ja vaadake, siis näete valmis Siren Headi ka. Kas hobune või? Ei ole hobune. Hobune on siin ka olemas, aga hobune on kusagil mujal. Et mul on siin üsna mitu hobust ka, aga seal tagaplaanil on üks roosa hobune, sest roosa elevant on liiga mainstream. Okidoki, aga tänaseks siis paneme otsad kokku ja näeme järgmises laivis. Tšau!